lauaga said kõik, vist kõik vajalikud testimised tehtud. Nurgad sobivad, paigutus sobib, monitoride sein sobib, kõik sellega on hästi. Ja ma nüüd jõudsin ka kõik need nii-öelda siis alumised vaheseinad, esised tugiseinad, kõik valmis lõigata. Siit nipet-näpet mõni koht on vaja veel lõigata täisnurkseks. Ja mul oli plaan nad kõik paika panna, tegin siin mõningaid arvutused, kus need seinad täpselt olema peavad. Näiteks vasakult esimene sein peab olema paremalt mõõdetuna tsentriga 278,25. Siin on suht millimeetri, kui mitte poole millimeetri täpsuseks asi läinud kahjuks. Ehk siis mul oli plaan nad mõõdu järgi paika panna, aga siis Siimul tuli selline üligeniaalne mõte, meeletult geniaalne mõte, et kui siin esisel on nagu kõik nii täpne ja nii oluline, siis äkki oleks loogilisem panna seinad nagu, teha see esine nagu valmis ja panna seinad siia külge ja siis kõik nagu lähtub sellest. Ühesõnaga, paneme see käima ja vaatab, mis saab ja loodetavasti ei lähe kõik pekki. Sinna maetteet ja küll leiab. Üks tüüp tuleb oodab kõike. Vastu kõike oodada. Peitsa. Ja, see on nagu näha küsimus, et mida see oodab on. Nii, ühesõnaga. Šabloon olemas. Põhimõtteliselt mõõdus, pidi ta mul nüüd oli. Ühesõnaga üks külg jookseb veits viltu, veits siis mill viltu, aga mis mul praegu meelde tuli, on see, et see vahe ei pea olema mitte 14, vaid see vahe peaks olema 14,1, 14,08 vist tegelikult. Või 14,09. Sest see tuleb kant peale üles alla. Siia poole külgedesse ei tule, üles alla tuleb, ehk siis see, et ta oli mul siin 141, on isegi väga hea. Ühesõnaga, ta ongi mul veits suurem, aga see on siis päris okk, täpselt kandi jagu suurem ja ma ausalt teil unustasin selle ära, aga väga hea, et siis praegu läks nii ja praegu tuli meelde, ehk siis tegelikult on kõik okei, bla 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 bla, ühesõnaga, sobib. Yo, life theories, this nice delivery got me rated. Banana berries and smooth metals overdated. The gelato is white cherries. Yeah, I'm more than faded. Drifting off in the 5 series. Cool like rollerblading. Feel of fresh air. We like next day airing. Still the best pair like your first set of earrings. Yeah, wait till you get here. It's gonna click like time sharing. All praises be, thought you knew you was God-fearing. When it was time to man up, coming from the sandbox. Man, we had to find out where we at. We the illest tandem, ISO Nation fandom, side by side like Hov and yeah, them guys will stand up, breaking through your sound box at any time of day. Look at what the brand of, now we in the skybox and we floating through the airways. But look at life, used to stay up late, watching Nick at night. Now we booking flights, staying in B&B's, it's 5 at night. People move funny with business, I let them see my wife, cause she don't take from nobody, she swear she always right. Yeah, we living life, but dim the lights. I don't do but lay the pipe when it's late at night. Bragging about how they took a life, but that's never nice. Till that karma catch back to them and then they pay the price. We was always nice, never scared to join the site. Studied OGs like Tip Jarreau, B. Ali and Fife. Everything been cinematic like we signed a Johnny Shice. Gotta earn your stripes, ISO been the prototype. It was time to man up, coming from the sandbox. Man, we had to find out where we at. We the illest tandem, ISO Nation fandom, side by side like Hov and yeah. Ühesõnaga, nagu näha, siis esised on tehtud, kui välja arvata see, et need on astmes, kõik on kantimata.
vaja täis nurka lõigata, vaja siinid panna, vaja siinid värvimisse saata ja... Siinid värvimisse ka? Jah. Ja no muidugi kaaned ja luugid ja kõik need on tegemata, aga muus osas on valmis. Põhimõtteliselt tehtud või? Põhimõtteliselt tehtud. Nüüd ma ilmselt järgmise asjana teengi siia need kaaned pääle ja siis siia nendesse mis need on siis? Tugijalgade vahele tulevad ka luugid, et kui siin hakkavad seadmed olema ja siin all on kaablid, et siis tekib mingi luuk, kus saab kaablitele ligi pääseda. Näiteks ka, mis lollusega ma olen siin hakkama saanud. Põhimõtteliselt siia tuleb diagonaal, siuke, et kataks selle nurga ära. Ja siis natuke võib-olla over-engineered. Siin on 30-kraadine nurk, siit on 10-kraadine nurk, siis ta jookseb sirgelt. Siis see detail, mis siia alla tuleb, siin on ka 30 kraadi. Ja nüüd mul on vaja, et see tükk läheks täpselt nii palju siit seina poole. Siis tegin endale siukse pisikese auguga tüki, kuhu läheb pliiat sisse ja nüüd ma pean selle seina siis koppima selle alumise plaadi külge, kui on arusaadav. Kui ei ole arusaadav, siis ma kohe näitan, kuidas see käib. Niimoodi siis sai peale märgitud, aga väike aga on. Kui ma nüüd seda šablooni siin kasutan, siis need nurgakohad lähevad valesse kohta. Siis märgin igaks juhuks ära ka need, kus nii-öelda need kurvid nagu lõppema peaks tegelikult. No nii, piece of art, käsitöö, värki-särki, jookseb päris hästi. Siin on väike pragu, see on meelega jäetud, siia läheb vaip. Et nagu kõik siuksed asjad kaovad ära. Siit tuleb veel otsast natuke maha võtta, seinakumeruse järgi. Aga mingi kala on ikka. Ma ei tea, kuidas see nurk nagu täitsa lappe on. Tuleks see nurk saada. Sest vaata, kui ma nüüd panen selle nurga järgi, siis ta ei jookse nii. Kas Siimu 30 kraadi ei ole sama, mis minu 30 kraadi? I'm just a figment in your brain. I remember Broski told me that nothing is the same, and now we on the road to righteousness through thunder or the rain. I've got numbers on my mind, work's peak, coming home to my cause on my line. Never needed more hours, but I'm running out of time. Said I got bigger fish to fry. So as I breathe, feel the stress relief. See the best of me, never need a therapy. Just get them reading hella books and then defeat their enemies. This is the reason they are free, this is the reason they are wise. Fighting demons in their eyes, so vividly reflected like a simple piece of symmetry. The reasoning with life, no feeding them, no lie. No freedom with no fight. There's no freedom with no fight. There's no freedom with no fighting. Be on the road to righteousness. There's no freedom with no fighting. We on the road to nothingness. There's no freedom with no fighting. We on the road to righteousness. There's no freedom with no fighting. Too much passion in my words, I got freedom like no other. Too much scrapping on the curve, so much grieving for my brother. Got me scoping every angle like I'm keeping undercover. I know I'm a lot to handle, but I'm keeping it 100.
So never kissing, never telling. Listen when I tell him there's no wisdom in accepting till the system is rebelling. We got sisters we defending. Pressure bills like a piston in the engine got me infinitely ending. I feel the roots in my fingertips, cluelessly moving ish. Nobody knows what their purpose is. Cutbacks in services, scumbags and murderers. I'd off man, I burn a bridge. But underestimated values get stuck in the world of my premeditated plans to give up. Pujaka. No, natuke on lapergune. Muidu layer line tundub päris hea. Võtame äkki supportid ka küljest ära. Pooltööd on tehtud muidugi, aga saame ilusasti ümber. Solid. No nii, oota, teeme siis monitoride seina valgustuse testi. LED juba lahti ju midagi. Külle peal on ilmselt no nii. Tundub vähe. See mõtlesin see kohta, mis ainult nagu see on nagu millegi, ma ei tea, kas ta on lahe mul. Ta on lahti sealt. Ja kui ta on nagu LED riba. Aga probleem oli selles, et LED näitas ennem lihtsalt lakke ja siis tekkis vari või midagi sukest või. Kus ta ei näidanud? Nagu jah, ta oli nagu vähe näha oli seda. Teda ei olnud näha. Siis sai igast palju nurki värke tehtud. Ja nüüd ta nagu pritsib siis valgus siit nagu seina tagant välja. Ja nüüd Siim paneb päris LED-riba ka tööle. See on natuke kallim LED-riba. Vastu võrstilt üsnab veel. Ka... Wow! Tule nii ära raisk. Lükkad lahe. Meil on vaja seda kõiki. Saaks keskele mingi triibu kinni ja siis oleks hästi vist, aga... Enam vahe on keskel. Nüüd pole ainult. See mul siia on mingi tükk panna. Aga ei muud ei tohiks vist olla. Moment of the song that you hear, you know, it's like that 5 seconds you hear MVP. Milles on probleem? Vaataja mängib. Kas vaataja saab aru? What's the issue here? China. Vaataja mängib. Peame selle sinu pealt. Palun sinna.
putsis või? Tehniliselt ei ole, Ah. aga mingi olearvestus on ikka, see on mingi nurga teema on vist. Aga ei, see on ju nagu okei. See on okei, jah. Siis okei. Ei, see nurga teema, jah, ta on eest nii veel lähemal. Ei, mõtlen sellele jah, et see sein on viltu ja siin tekib mingi kraad, vaata. Kraed. Sul tekkis nädalavahetusel ka mingi kraed või? Kraad. Pisike. Pisik. Toimetame lauaga edasi. Kõik need luugid said tehtud. Luukidel on hinged küljes. Avanevad siis alla. Kui siin on vaja mingi kaabeldust teha, siis on see võimalus olemas. Mida nende luukidega on vaja veel teha? Siis nagu näha, lukustid on vaja panna, mingisugune sõrmeauk võiks siin olla. Ja natukene, mõned kohad jooksevad natuke viltu, ehk siis kas selle puhul võib-olla, see ei jää väga hästi vist näha. Ühesõnaga, mõni serv jookseb mill viltu, nendega peaks veel tegelema. Aga selle ma hetkel korraks jätan pausile, et ma panen muud asjad veel kokku. Homme tuleb kliendid ka läbi, siis saab nendega veel mingeid asju arutada. Võib-olla tahab nende luukide juures ka veel natuke midagi muuta, et siis ma ei hakka praegu nendega rohkem tegelema, et nad paigas saab aimdust, mis endast kujutavad ja jah. Aga ma jõudsin juba ka panna paika siia selle suure lauaplaadi. Praegu ta on pikkusest natuke üle, aga ja laiusest on ka natukene pikem, kui algselt planeeritud oli, aga see on vist isegi positiivne, et ma ei hakka teda lühemaks lõikama. Plaan on siis siia seina vahele jätta umbes 5 milli vahet ja siis praegu olemegi kohas, kus tegelikult peaks ma ta selle seinajoone järgi sirgeks lõikama, siis kandime laua ära ja põhimõtteliselt võib ta tagasi panna. Samamoodi homme tuleb kliendid, siis on natukene kaabeldamise teema osas arutamist, et siia taha ilmselt tulevad mingisugused sälgud, kust kaablid saavad otse laua alla joosta, aga seda ka ma ei hakka praegu veel tegema. Ja laua enda süsteem, väga lihtne. All on põhimõtteliselt klappivad hinged. Ühe poole vajutad sisse, teise poole vajutad sisse. Ja klapib ka alla. Ja siis keskele tuleb ka tegelikult veel üks see lauajalg, aga seda ma ka veel ei pannud, sest mul on vaja, tegelikult mul on tükid tehtud, aga siia jälle pime. Ühesõnaga, selle esise riba ja selle laua jala vahele tulevad mul ka metallist nurgad, mis siis hetkel on värvitud, aga värv kuivab, et praegu ta on ülevalt lahti. Ja kui ma selle laua jala siia panen ja laua otsa peal surud, siis ma kardan, et see jalg hakkab siit lihtsalt väga palju läbi painduma. Mul on vaja sinna alumiiniumtükid veel ära panna, enne kui ma jala saan panna. Kümme, 11, 12, 13, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. Nii, rändi nüüd. Fucking off center! Pidi olema 5 minuti töö siis. On, ma ei tea, siin on juba mingi pool päeva läinud selle peale. Alustame, eks ju, raam off center, ülihea lakke panna, sul on vaja mingi 9 senti sealt, 9 senti sealt, täpselt keset lage. No, sai üks tore siuke šabloon tehtud.
töötas isegi päris hästi. Siis need poldid siia, need ma panin ka ise. Miks ma need panin? Miks sa need poldid panid? Miks ma need panin? Need lahti keeranud. Autoga pidurdad, keerad, pidurdad, põmm, laest alla. Ei, võib-olla nad ei ole just nagu karavani sisse mõeldud, aga tuleb natuke moodida. Panin siia nii-öelda lukustuspinnid. Ühesõnaga idee on nüüd nagu paigas. Nüüd on üks veel vaja. Infrapuna, mingi radikas, lakke. Jaa. Mis õige asi. Infrapuna küttepaneel. No üks asi oli veel, et siit saab valge raal. Jah. See on nii palju maast, laest tähendab kõrgemal. Siis tuli see ka veel ära kiletada. Nii et paneelid lasime eraldi mustaks värvida. Või noh, küsisime mustasid, tehti mustaks. Aga seda raami on nii hästi näha ja see oli täiesti valge. Siit on nagu 2 senti nagu sellest raami äärest. Jah, see on nagu näha ja noh, see kopsik samamoodi. Palju õnne. See on ju veel lähemal ja seda on ka näha. No ütleme, et see on ka valge. Selle me keerame niimoodi ära, et kohe ei hakkaks silma. Solution on see, et keerame ekraanide poole. Keerame eest ära. Peigame ära. Siit läheb vaiba alla lihtsalt. Jah. No nii, said siis fabritseeritud väga uhked klotsid. 20-20 aluvinklist tegin 20-20 vinkel ja 2-sendised klotsid tegin ja siis painutasin nad õige nurga alla, et nad jääksid neid ribasi hoidma. See siin on täitsa okeilt kinni. Üks kinnitustest oli veits vale nurgaga, pean ta korra lahti võtma ja väänama, et ta on siit natukene üle serva. Aga töötas rahul okei. Et lähevad paika siia diagonaali sisse, siis need, ei tea, kus need on, siin on üks, sellised sooned, ribid, mis hakkavad nüüd siis serveri räkitavaid seadmeid hoidma. Siis tagant värvisin veneeri natukene mustaks, et idee on siis, et see riba läheb natukene, no see on nii täpne, ma ei saa seda ühe käsi panna, ühesõnaga ta läheb natukene sellest servast sisse poole, et siis nii-öelda see seadme esipaneel oleks siis päriselt see asi, mis jääb võimalikult tasapinda kogu ülejäänud selle esipaneeliga siis. Ehk siis paneme need ära, vähemalt siia esialgu sellele poolele lauale ja siis muutusid tegelikult vahepeal ka need lauaplaanid, et testisime siin seda nii-öelda seda servalahendust, erinevaid peal, all, koos selle luugiga, alumise luugiga, sellel peal, all erinevad pikkused ja praegu jõudsime järeldusele, et iseenesest niimoodi ka töötaks. Algselt oli plaan, et siin on ainult mingi sälk. Aga kinni lahti teha on teda natuke nõme, sest see karvanäär läheb vastu seda lauda ja ta veits pärsib. Ehk siis praegune idee on, ja ilmselt seda teed ka läheme, et selle lauaplaadile freesime siia soone, et kogu selle serva saaks tõsta siis võimalikult kõrgele, nii et ta jääks siis lauaplaadiga just tasapinda ja siis siit alt selle kaotame üldse ära, et sellel siis otseselt mingit eesmärke enam ei ole, et peaks piisama ainult sellest ühest pealmisest ribast.
lõpuks pärast ära. No, ei ole just olla. Karas. Massive. Thank you very much. Loodud väike süüksi nurga all. Nagu nalja. Las ma korra selgitan, miks ma seda katteid 3 korda pidin maha võtma, või 2 korda vist tegelikult. Kõigepealt siin, kuna ma jätkasin siin teiste tehtud tööd, siis siin oli puudu 3 seda auku. Ei leidnud neid üles siit niisama. Ja siis, kui ma hakkasin neid pagana polte siia panema, siis üks hakkas niimoodi kinni tõmbama, et ma kartsin, et ma ei saa seda pärast kätte. Mis täpselt juhtus teisel pool. Ja nüüd see on pekkis, ma pean selle kuidagi kätte saama siit. Siis ma võtsin selle igaks juhuks maha ja kermestasin uuesti need augud üle ja siis läks väga hästi sisse. Siit siis järjekordne õppetund, et ei tasu forssida neid pagana polte kuhugi sisse. Teeb endale tööd juurde, lihtsalt tasub see külje uks maha võtta ja uuesti ära kermestada augud. Võib-olla võtab 10 minutit rohkem, aga mitte tund aega. Nii et seekord läks õnneks. Veider on, aga neid on ka lihtsam panna niimoodi. Raskuskese jääb allapoole siis. Raskuskese jääb allapoole. Mis on nagu hea. On. Perfect. No. Kui hull see üldse on, kui see lihtsalt sirge oleks? 1,5 senti viltu. Kui ta oleks nagu laine. Aga ta ei ole üldse laine. Nii, nüüd lõpuks jõudis ka kohale siis see serveri, mis siis on, ilupaneel, ventrest, suur ventrest. Näeb täitsa okei välja, selline nagu soov oli saada ja nüüd enne siis, kui seda saab värmisse saata, mida ideaalis tahaks veel täna teha, siis on vaja need servad, mis siin on, viiliga üle käia, et need nii karedad ei oleks ja ülesse sai mõõdu poolest ka veel mingil määral varu jäetud igaks ajaks juhuks, ehk siis nüüd lõikame veel selle jagu ka maha. Ja siis valmis värvi ja värvi jaoks on vaja teha veel ka paar poldiauku, millega pärast niikuinii kinnitab, aga siis värvimisel nad saavad nende kaudu nad rippuma panna.
Nice, nice. Oh. Gucci vist. Rappas. Esimest korda auto nüüd väljas üle, ei ole esimest kord teist korda, on väljas mis iganes kuude jooksul. Ehk läheme siis neid monitore testima ja see on mõnus pime, aga lihtsalt tuled hakkavad pole minema praegu. Jah, Üllatavalt vaikne on siin. Nagu mootori heli pole üldse kuulda. See on crazy. Soojust või see insuleit töötab. Laua sees vist on mingid poldid, mis häirivad. Kõik on omal kohal. Aga nagu loksusid sitakse või üldse? Niimoodi ma ei saa arva, et midagi just toimub. Ütleme nii, et päris rocksteady ei saa öelda, aga väga steady. See vist osadel on puhtalt see nurga seele peaks nagu... Kas ta on mingist suurest läbi panna või nii? Mingi järgi? Selle nurga tilti võiks nagu kinni keerata. Mis on muidugi halb natuke, sest et ma ei tea, mis nurka nad tahavad, aga... Võtavad laha maha nii. Nagu näha, siis nimekirjast on kõik tööd maha tõmmatud, mis tähendab, et buss on valmis. Ehk siis, absoluutselt kõik on valmis, meie arust tuli päris hea, aga kui tahate ka teie näha, milline asi lõpuks välja hakkas nägema ja natuke oma arvamust avaldada, siis siin või siin on kuskil lõpuks final reveal video, nii et visake sellele ka pilk peale ja ega siis midagi kui tšau paka ja järgmise korrani.